Tegemist on haridusteenuste haldamissüsteemiga. Selles videos käsitleme huvikooli esindaja õigustes rühmade esindajatele õiguste andmist. Huvikooli esindaja saab anda kasutajale rühmapõhiseid õiguseid. Rühma esindajal on õigus näha oma rühma õpilaste andmeid ja hallata nimekirja. Üks kasutaja võib olla korraga ka mitme rühma esindaja. Selline kasutaja ei saa muuta huvikooli andmeid, ei saa muuta rühma andmeid, ei saa lisada uusi rühmi ega muuta õppekavasid. Ning samuti ei saa ta sõlmida lepinguid. Huvikooli esindaja saab rühma esindaja õigusi anda kaht viisi, kas huvikooli andmete vaatest või huvikooli rühma andmete vaatest. Vaatame esialgu, kuidas huvikooli rühma esindajate õiguste andmine toimub läbi huvikooli andmete vaate. Siin näites oleme sisse loginud huvikooli esindajana Ellena ning meie soovime anda rühmapõhiseid õigusi Jaan Karlssoni kasutajale. Liigume avalehelt asutusesindaja kastikese sees olevale huvikooli nimele. Alla kerides joome rühmade õigused tabelini. Lisanupule vajutades avaneb huvikooli õiguste lisamise aken. Kui anda asutusesindaja õigused, siis on see võrdne haridusasutuse esindaja rolliga. Kui on vaja anda õiguseid konkreetsetesse rühmadesse aga, siis tuleb valida rühm või rühmad, kuhu soovitakse õigus anda. Pärast vastavate õiguste andmist kindlasti ka salvestame tehtud muudatused. Kui parasjagu on soov lisada mitmele õpetajale konkreetse rühma õigusi, tuleb täita kohustuslikud väljad ja vajutada nupule salvesta ja lisa uus. Nupule vajutades salvestatakse eelnevalt täidetud kasutaja õiguste muudatused ning avaneb koheselt uus aken, kus on võimalus lisada uuele õpetajale õigused. Huvikooli õiguste muutmise vaates on võimalik ühekaupa kustutada antud isiku rühma esindaja õiguseid. Esindaja õiguste eemaldamiseks vajutame rühma nimetuse kastikeses olevale X-ile. Kui proovida ka antud vaates kõik rühmad maha kustutada, siis saame veateate, rühm või rühmad on valimata. Ehk siis, selles vaates ei ole võimalik kõiki kasutajale määratud rühmade õigusi eemaldada. Kõikide õiguste eemaldamiseks liigume tagasi rühmade õigused tabeli vaatesse ning vajutame isiku rea lõpus olevale prügikasti ikoonile. Avanevas pop-up aknas peame kinnitama, et soovime kõik õigused antud kasutajalt eemaldada. Vaatame nüüd, kuidas huvikooli rühma esindajate õiguste andmine toimub läbi huvikooli rühma andmete vaate. Huvikooli rühma andmete kaudu õiguste lisamisel on erinevus selles, et siit kaudu on võimalik õigusi anda ainult selle sama rühma esindajale. Rühma andmete vaates ei ole kasutaja lisamisel võimalik asutusesindaja rolli määrata. Oleme taas sisse loginud huvikooli esindaja kasutajana Ellena ning soovime Jaanile anda akordioni rühma juhendaja õigused. Liigume taas avalehelt asutusesindaja kastikese sees olevale huvikooli nimele. Alla kerides jõuame käesoleva õppeaasta rühmade tabelini. Valime tabelist rühma, milles soovime rühma õiguseid muuta ning kerime päris põhja. Siin on rühma õiguste kastike ning lisanupule vajutades avaneb huvikooli õiguste lisamise vaade. Seekord aga on vaikimisi rühm valitud ja teisi rühmi valida ei saa. Kui aga on soov anda kasutajale ka asutuse esindaja õigused, siis esialgu täidame lisamise vaateväljad ning vajutame salvesta ja tagasi nupule. Nüüd liigume tagasi selle rühma õiguste tabeli juurde. Tabelisse tekkinud kasutaja rea lõpus olevale pliiatsikoonile vajutades avaneb muutmisvaade. Ja siin näemegi, et on tekkinud võimalus anda kasutajale asutuse esindaja õigused. Ning kustutamine käib samamoodi nagu huvikooli andmete vaates. Liigume tabelis rea lõpus oleva prügikasti ikooni peale ning kinnitame muudatuse.